Tahan suga mõne sõnaga rääkida väga intrigeerivast teemast, nimetusega needused. Ja kui sa nüüd mõtled, et oot, mis värk on, Helena? Sa räägid tavaliselt mingitest küllaltki loogilistest, ratsionaalsetest asjadest ja nüüd me läheme totaalsele voodoo maale. Ootaks hetk, anna mulle 2 minutit ja sa hakkad aru saama, miks me sellel teemal räägime. Peamine põhjus, miks me sellel teemal räägime, on tegelikult tänu inimestele, kes on mulle kirjutanud eeskätt viimase kuu aja vältel küsimusega, et kuule, kas sa needustega ka tegeled? Ja mu esimene reaktsioon, vähemalt esimesele paarile kirjale oli sihuke, et ei. Ja siis ma hakkasin mõtlema needuste peale sügavamalt ja olemuslikumalt. See, mida meile tavaliselt needuste kohta räägitakse, mulle meeldib võib-olla rohkem alternatiivne termin ärasõnumine. Üldjoontes needustest ja ärasõnumisest räägitakse selles kontekstis, et keegi teine kusagil on ju. Ja väga tihti kadeduse tõttu. Või siis tegemist on tellimustööga, tead nagu palgamõrvade ja kõige muuga on ju. Kadedusest tõenäoliselt tahaksin ma sulle millalgi eraldi rääkida. Aga püsime praegu teemas. Tuleme tagasi needuste ärasõnumise juurde. Päris kindlasti oled sa ühel või teisel moel selle terminiga kokku puutunud. Kindlasti oled sa kuulnud kedagi, kes on rääkinud needustest ärasõnumisest. Kindlasti oled sa näinud inimesi, kes pakuvad sulle teenusena needuste eemaldamist. Nüüd, kas needused on päriselt olemas? Ma ütlen, et on küll. Aga taaskord minu lähenemine nendele on natuke teistsugune. Ja ma olen täiega tänulik inimestele, kes on selle teema kuidagi minu info välja toonud. Sellepärast, et ühel hetkel hakkasin ma siis juurdlema selle üle, et oot, aga tegelikult, kui me päriselt võtame korra needuse definitsiooni juppideks lahti, siis juhul, kui sa arvad, et keegi teine pani peale, et keegi teine peab selle nüüd maha võtma selleks, et sul oleks hästi, siis sellega ma aidata ei saa. Aga kui sa oled kohas, kus sa tunned, et sina oled see, kes täna iseennast kõige rohkem ära sõnub, siis sellega on võimalik küll nii mõndagi ette võtta. Aga seda saad sina ette võtta iseendaga. Ehk siis needused. Keegi teine pani kurjad sõnad peale. Nüüd alustuseks ma tahaks öelda, et mõte on materiaalne ja tegelikult tsiteerides jälle ühte minu suurt lemmikut Jungi. Until you make unconscious conscious, it will guide or lead your life and you will call it faith. Ehk siis senikaua, kuni me alateadlikku nähtavaks ei muuda, siis ühel või teisel moel see juhib meie elu, mängib välja meie elulaval ja ühel hetkel me hakkame lihtsalt nimetama seda saatuseks. Tead, saatus on selline. Elu ongi andnud, sellel inimesel ongi raske saatus. Näed, mis iganes on ju. Vahet ei ole, mida ma teen, mul ei ole võimalik seda muuta. Ja siis on hästi lihtne see vastutuse kese tõsta väljapoole ennast, öelda, et näed, keegi teine pani needuse peale, on ju. Või siis on mingi perekonna raske karma, eelmise elu raske karma, mis iganes. Tuleme nüüd tagasi needuste juurde. Väga paljud lood, väga paljud needused jutumärkides, on meile peale pandud ühiskonna ja meid kõige enam armastanud inimeste poolt. Ja ma tean, et see on siuke hästi tugev, hästi kõlav väljend või nagu selline päris tugev statement. Aga sulle, mulle, meile kõigile on maast madalast räägitud lugusid. Lugusid meie kohta, elu kohta, maailma kohta, suhete kohta, kõige kohta. Osa nendest lugudest olid tõeliselt tõstvad, edasiviivad. Paljud nendest lugudest kandsid endas mingisugust süü, häbi või hirmunooti. Suure tõenäosusega siiski ka sind kasvatati teatud mõttes ikkagi läbi mingisuguse hirmu, süü või häbi. Ära tee nii. Väga võimalik, et sa oled ka ikkagi eestlasena kokku puutunud kriitika, hinnangute, hukkamõistuga. Ja selle tulemusel on sinu sisemaailmas tekkinud hunnik lugusid. Lugusid, mida sa räägid endale, elu, enda, maailma, teiste inimeste kohta, kuidas sina nendega suhestud, miks sind ei aktsepteerita, miks sa ei vääri edu, nii edasi. Ja nüüd omal moel kõik need lood ei ole midagi muud kui needused.
Ja jah, see seeme võis tulla kusagilt väljapoolt, eriti siis, kui sa olid väike. Ma ütleks, et teismeiga tegelikult on siia väga palju panustanud, sellepärast et väga paljud nendest seemnetest on hakanud kasvama ja vohama just siis. Väga paljud meie uskumused ja mõttemustrid on kinnistunud just nimelt teismeeas. Ja nüüd, kui keegi ütleks sulle midagi sinu kohta, mis tegelikult mitte kuidagimoodi jõnksa ei puuduta sind. Noh, kui ma ütleksin, et sa oled täitsa loll, aga sinu minapildis ei ole kohta sellele. Sina tead, et sa oled pädev ja kompetentne, sa tead, millest sa räägid, sa oled endas kindel. Siis see, kui mina ütleksin, et sa oled täitsa loll, ei loksutaks mitte kuidagimoodi sinu paati. Nüüd, kui mina ütleksin, et sinu suhted on kõik õnnetud, sind selles elus, sa ei vääri armastust selles elus. Aga sina sisimas tead, et väärid ja et isegi siis, kui võib-olla praegu sinu elus ei ole armastavat partnerit, siis nagu täpselt õigel ajal õiges kohas tuleb küll. Mis tähendab seda, et ma võiksin sulle öelda ükskõik mida sinu kohta, head või halba, jällegi vahet ei ole, kuidas me selle hinnangu sinna anname, on ju. Aga kui sina sellega ei nõustu ja sina seda enda sees kasvatama ei hakka, siis kas see, mida ma sulle ütlen sinu või su elu kohta, saab sind ikkagi kuidagimoodi mõjutada. Ja see on minu arust ülioluline koht. Sellepärast, et tegelikult kõik need lood, mida me endale täna räägime, on lood, mida me näeme enda elulaval lahti rullumas. Ja tegelikult ühel hetkel on need lood olnud lihtsalt mingisugune infokogum kusagilt väljaspoolt meid. Ei tasu arvata, et me nüüd nii originaalsed oleme. Ega me väikestena nagu ei olnud kuigi originaalsed mingites mõtetes või seostes. Me olime küllaltki mustvalged ja lihtsad. Ja me väga palju tegelikult mudeldasime või siis tegelikult tajusime ka sellist alateadlikku energeetilist nooti, võtsime sealt midagi üle. Ja mida vähem tegelikult vanemad meile selgitasid mingisuguseid asju, seda mustvalgemad ja kandilisemad seosed me lõime. Maailm on nagu selles mõttes hästi-hästi mitmekülgne. Asjad ei ole mustvalged. Inimesed ei ole head ega halvad. Head inimesed on võimelised tegema halbu tegusid. Halvad inimesed võivad kellegi teise loos või mingis muus olukorras olla kangelased, teha väga üllaid tegusid. Ehk siis lugude kogum, kõik see, mida me täna tegelikult enda sees kasvatame ja korrutame, me oleme selle kusagilt kinni püüdnud, me oleme sellega nõustunud ja siis me oleme jäänud seda kasvatama enda sisemaailmas. Ja nüüd täna tegelikult nii ongi, et sinu sisemaailmas kasvab kas sihuke nagu mürgine malts või kasvavad ilusad lilled. Ja nüüd, kui sinu ilusasse lillepeenrasse satub malts, keegi teine ütleb midagi halba sinu kohta, paneb sulle needuse peale, tahab sind ära sõnuda. Ja sina tõmbad selle maltsa sealt välja, sest et sa saad kohe aru, et maltsal ei ole kohta sinu ilusas lillepeenras. On ju? Nüüd, kui sinu lillepeenras on juba maltsa ja sinna satub veel lisamaltsa ja teate, maltsal on päriselt komme paljuneda. Umbrohi kipub väga kiiresti paljunema ja täitma kõik tühimikud. Mis tähendab seda, et kui sinu sisemaailmas, sinu sisemises lillepeenras, pean silmas su mõttemaailma, on päris palju umbrohtu, siis see paljuneb iseenesest ja see tegelikult tõmbab ligi ka veel umbrohtu, on ju. Mis tähendab seda, et eesmärk ei ole mitte eraldada ennast kogu muust maailmast, et pane nüüd selle vaakumkupli peale, et jumala eest mitte ükski umbrohu seeme enam ei satuks minu lillepeenrasse. Vaid oluline on hakata seda umbrohtu, kõigepealt tasub eristada, mis on nagu lill, mida sa tahad kasvatada ja mis on umbrohi, mis tuleb lihtsalt välja tõmmata. Ja teinekord ei ole väga vaja umbrohu puhul hakata nagu totaalselt juurdlema, et mis ta ikkagi on ja kust ta tuli. Kui sa oled kunagi kokku puutunud lillepeenardega ja rohimisega, siis ega sa tegelikult ei ürita iga umbrohu liiki määrata ja hakka juurdlema, et milline tuul ja millisest suunast selle seemne täpselt siia kandis. Sa tõmbad selle välja ja liigud eluga edasi. Ja tegelikult sellist umbrohu väljakitkumist on meil vaja teha regulaarselt oma sisemaailmas, sellepärast et ka meie, ei mina ega sina, me ei ole siin staatiliselt muutumatud olendid, kõik on muutumises pidevalt. Sina, sinu sisemaailm, sinu minapilt, sinu väline reaalsus, see kõik on kogu aeg muutumises.
Ja nüüd, kui sa tahad midagi muuta, see tähendab seda, et tuleb midagi muuta ka sisemises lillepeenras. Mida rohkem on sul seal maltse või umbrohtu, seda rohkem see tegelikult tõmbab ligi veel umbrohtu, see paljuneb iseenesest ja samas sul on väga keeruline aru saada ka sellest, kui võib-olla mingisugune väline umbrohuseeme on sinu peenrasse sattunud. Mida puhtam on sinu sisemine lillepeenar, mida hoolikamalt oled sa valinud oma mõtteid, oma uskumusi, lugusid, mida sa räägid iseendale enda kohta, seda selgemalt sa saad aru, kui sinna on sattunud midagi välist, midagi ebasobivat. Päriselt ka, kui sa oled kunagi aiandusega kokku puutunud, sa tead täpselt, millest ma räägin. Kui sul on lillepeenar, mis on nagu puhas ja seal on ainult need lilled, mille sa oled sinna istutanud, sa näed kohe, kui malt sinna tekkima hakkab, kui seal on midagi kõrvalist. Mis tähendab seda, et alustada tuleb esiteks sellisest suuremast suurpuhastusest ja siis tuleb seda jätkata igapäevaselt. Ja igasuguste mõttemustrite, uskumuste tuvastamine, muutmine on mind läbi elu saatnud teema väga isiklikel põhjustel ja tuginedes enda isiklikule kogemusele tegelikult ka aastatepikkusele tööle, ehk siis kogemusele ka teiste inimestega töötades, siis mina ei ole küll leidnud sellist imeravimit, tead, et lähme teeme mingisuguse ühe tehnikaga kiiresti selle läbi ja siis nüüd on niimoodi, et sul lillepeenras enam mitte kunagi mitte ühtegi umbrohtu ei kasva. Et lihtsalt teeme nipsu ja siis umbrohi on läinud ja asemel on nagu imeilusad lokkavad lilled. Võimalik, et tegemist on ka minu enda piirava uskumuse või looga, aga kogemus ei ole täna veel kinnitanud, et eriti inimeste keskel opereerides, kuuludes ühiskonda, ma arvan, et see on võimalik, kui sa oled sihuke nagu budistlik munk ja elad kusagil hästi pühas, hästi puhtas keskkonnas ja sinu kokkupuude ühiskonnaga on nagu minimaalne. Aga nii kui sa ikkagi viibid ühiskondlikus inforuumis ja vähegi puutud kokku inimestega, siis hirm, süü, häbi, see kõik käib kuskilt foonina läbi. Eriti palju on täna hirmu ja see on täiesti eraldi sihuke teine pikem teema, et miks. Aga mina näen seda nagu sellise regulaarse puhastus- või rohimis- või koristusprotsessina. Teine asi on see, et mingisugused lood, mis mingil eluperioodil sind toetavad ja viivad sind elus edasi, mingil hetkel hakkavad sind takistama ja ma olen täiesti kindel, et sa oled seda juba kogenud. Võimalik, et mingisuguse tõestamisvajaduse pealt oled sa kunagi hakanud midagi tegema, see toimis hullult hästi, saavutasid edu. Ja siis sa jõuad kohta, kus on nagu sein on ees, et see, mis täiega drive'is sind ja andis sulle jõu ja viis edasi ja pani sind tegutsema, hakkab takistama sind. Võimalik, et kunagi mingisugune ebapiisavus või enesekriitika oli miski, mis andis sulle mingit kütet. Et lähen teen ära midagi, tõestan, et ma olen piisav, tõestan endale, tõestan teistele, parandan ära mingid vead ja siis ühel hetkel sa jõuad kohta, kus seesama enesekriitika tegelikult hakkab sind igal sammul saboteerima, sa sisuliselt hakkad nagu ise lõikuma ennast igal sammul ja sinna, kuhu sa minna tahad, nii ei saa. Võimalik, et mingisugune suure koorma kandmine, enda või teiste koorma kandmine on muutnud su tugevaks, aga nüüd jällegi mägi, kuhu sa tahad ronida, sinna on võimalik liikuda ainult siis, kui sa jätad selle üleliigse raskuse maha. Et sul võib olla nagu sirgel maal kõndides väga palju jõudu, aga nii kui sa tahad hakata mäkke ronima, siis tegelikult iga lisakilo on päris korralik lisakoorem. Ehk siis, täna ei näe sind, mind, mitte kedagi, rohkem keegi teine kui meie ise. Mis tähendab seda, et ma väga tegelikult innustan sind üle vaatama neid lugusid ja selleks on vaja teha teadlikke pause ja luua ka vaikust enda ümber, sest et kui me oleme kogu aeg ümbritsetud mürast, kui sa oled kogu aeg ümbritsetud mürast, siis ega sa nagu naljalt ei kuule seda, mis su sisemaailmas toimub, mis lugusid sa endale räägid. Aga nüüd, kui sa vähegi hakkad tegema neid pause ja mingites kohtades on vaja välist abi, sellepärast et me väga tihti ise ei kuule seda, mida me räägime nii sisekõnes ja tegelikult, kui me hoolikalt kuulame ka teise inimese sõnu, siis just nimelt hoolikalt kuulates, need paljastavad päris palju selle kohta, mis toimub inimese sisemaailmas. Mida ta väljendab, mida ta tegelikult, milliseid seoseid ta loob, ehk siis kuidas see sisemine kompuuter toimib. Ja nagu sa aimata võid, siis see tegelikult ongi minu üks selliseid
lemmikteemasid. Sisemised seosed ja kuidas kompuuter toimib ja kuidas siis see kõik välismaailmas toimuvat või elulaval lahti rulluvat mõjutab. Nüüd, kui sa hakkad teadlikult kuulama neid lugusid, siis üsna peagi sa hakkad nägema, et osa nendest lugudest ei ole kuigi konstruktiivsed ega edasiviivad. Kõlavad nagu needused, kõlavad nagu midagi, mida tegelikult ei ütleks isegi oma vaenlasele. No ma loodan, et sul neid ei ole, aga kui sa nagu kuulad mingeid asju enda sisemaailmas, mida sa räägid iseendale iga päev, siis need ei kõla sugugi nagu sellised tõstvad, innustavad lood. Ja sa pead olema enda eluloo peategelane, keegi, kellele sina elad kaasa. Tead nagu kaasahaarava filmi puhul, on ju. Seal on see sihuke peategelane, kangelane, kes siis teebki läbi erinevad väljakutsed, ületab erinevad raskused. Ja heas loos peab olema püante, sellepärast et kui ka meie elulugu oleks lihtsalt nagu flat line, kõnnin mööda sirget teed, jõudsin kohale, kus me siis kasvame, areneme, mis see põnevus on? Et sina pead, ja ma rõhutan sõna peab, ja ma ei ole kergekäeline selle sõna kasutamises, aga sinust peab saama ka sinu enda jaoks see kangelane, kellele sa kaasa elad. Sellepärast, et vastasel juhul oled sina see, kes tõmbab selle kangelase siruli, nii kui ta vähegi jõuab püsti tõusta. Sa isegi ei anna endale võimalust. Ja täna kõige rohkem teed sa seda enda mõtete ja lugudega, mida sa räägid endale. Ma olen ebaõnnestuja, jällegi, mida kõike sa ise endale enda kohta ütled, see saab osaks sinu minapildist. Ja minapilt on miski, mida ei ole võimalik väliselt ületada. Seesama ebaõnnestumise lugu, on ju. Nii kui sina oled elus, võib-olla mitte kõike saavutanud või sooritanud nii, nagu sa oled ise eeldanud või oodanud või nagu seda on eeldanud või oodanud teised inimesed, siis hästi kergesti tekib see sihuke ebaõnnestumise silt, on ju. Seesama laeng, et ma kukun läbi kõiges, ma läbikukkuja, on ju. Nüüd alustuseks seesama selline radikaalne võimendatud värk, on ju, et kui sa ka ebaõnnestud milleski, see ei tähenda seda, et sa ebaõnnestud kõiges. See, kui sa ka korra kukud, ei tähenda seda, et sa kogu aeg et sa oledki kukkuja. Väiksed lapsed koperdavad, kukuvad kogu aeg, see ei tee neist kukkujaid, see teeb neist õppijad, see teeb neist arenejad, see teeb neist lapsed, kes õpivad kõndima. Ma lihtsalt kasutan seda ebaõnnestumise näidet, aga asenda see millega iganes. Ehk siis, kui nüüd sina oled enda sisemaailmas loonud, ennekõike kuskilt väljast saanud, sellepärast et ega väike laps, come on, kui me sünnime, me ei tea, mis asi on õnnestumine, mis asi on edu, mis asi on läbikukkumine. Meile luuakse need sotsiaalsed normid ja standardid või siis perekondlikud normid ja standardid, millega me hakkame ennast kõrvutama ja võrdlema. Ehk siis mitte ükski väike laps ei sünni teadmisega, et kuule, ma olen ebaõnnestuja, on ju. Et me mingil hetkel, kui meile piisavalt palju öeldakse, et me ei tule millegiga toime või saa millegiga hakkama, siis me võtame selle omaks, me nõustume sellega. Okei, kui mulle kogu aeg räägitakse lugu selle kohta, et ma ei saa hakkama või ma kukun läbi või ma ebaõnnestun, ja otse loomulikult sa võidki püüda elada nagu teised ja kogu aeg selles ebaõnnestuda, sellepärast et one size does not fit all. Me kõik ei ole loodud käima sama rada, tegema asju ühtemoodi, tee, mis viib eduni või rahuloluni või õnneni, on meie kõigi jaoks erinev. Jah, see võib sul mingite inimestega rohkem sarnaneda, aga tegelikult, olgem ausad, on erinev. Ja tegelikult on ikkagi väga palju olulisem mitte see, mida sa teed, nii-öelda see strateegia, mida sa rakendad, vaid tegelikult asi on nagu selles, kes rakendab seda strateegiat. Mis tähendab seda, et tegelikult sul on võimalik õige tundega ka täiesti jabural viisil elus edeneda. Aga nüüd, kui sulle on piisavalt palju öeldud, et sa oled ühel või teisel moel, kas siis mingite normidega või teiste inimestega võrreldes või kellegi teise ootustega võrreldes läbi kukkunud või ebaõnnestunud, siis on lihtne see lugu omaks võtta, hakatagi endale rääkima lugu sellest, et sa oled ebaõnnestuja, ma olen läbikukkuja. Nüüd ilmselgelt, kui osa sinu minapildist on see, et sa oled ebaõnnestuja, läbikukkuja, siis sa hakkad ennast saboteerima väga alateadlikult, väga oskuslikult ja teatud mõttes elu tuleb ise sulle appi selleks, et sul oleks võimalik läbikukkumist ja ebaõnnestumist elulaval läbi mängida. Sisuliselt ebaõnnestuja on tead nagu tuhkatriinu, on ju. Ja kui sul nüüd on ainuke roll, mida sina mängid, on tuhkatriinu roll, siis ilmselgelt sa ei saa Pöial Liisisse kandideerida
tuhkatriinut mängima. Mis tähendab seda, et kui näiteks osa sinu minapildist on see, et ma olen läbikukkuja või ebaõnnestuja, mul läheb alati halvasti, teised teevad mulle liiga, mind kasutatakse ära, keegi ei hinda, ei märka mind, mis iganes, siis püüa kõigepealt hästi teadlikult vaadata, kas sa näed seda enda elus lahti rullumas ja kordumas. Nüüd üks variant on see, et otse loomulikult me võime juppideks lahti võtta, vaadata, kust kohast see tuli ja mis olukord ja kuidas, on ju. Aga teine asi on see, et sa võid sellega ära lõpetada. Sa võid enda sees otsustada, et sa lõpetad selle ära. Ja mina tegelikult olen kõige rohkem võrrelnud selliseid sisemisi muutuseid või mingitest lugudest loobumist justkui nagu võõrutusraviga. Et kui sa võib-olla kunagi oled näiteks liialdanud alkoholiga või magusaga, siis see kõik algab ju otsusest. Ühel hetkel sa otsustad, et kõik mulle aitab. Ma enam seda ei tee. Ja siis see ei ole mitte ainult üks otsus, vaid sisuliselt sa pead seda otsustama iga päev, igas hetkes ja valima seda kogu aeg. Kui sa näiteks, kasutame korra alkoholi näidet, on ju, kui sa otsustad loobuda alkoholi tarbimisest, siis see ei ole niimoodi, et ma nüüd praegu otsustasin. See tähendab seda, et ma pean kõigis järgmistes hetkedes, kus alkohol tõstetakse lauale või ma kõnnin poest võib-olla mingist viinaletist mööda, on ju, ma pean uuesti tegema selle otsuse, selle valiku. Ja sama puudutab ka sellist sisemist maltsa või umbrohtu, ka neid samu toksilisi negatiivseid lugusid. Jah, teatud mõttes need needused, me ei ole neid ise loonud, me oleme need kuskilt vastu võtnud. Ja peresüsteemis need needused päriselt elavadki edasi, sellepärast et need samad lood, mida räägitud meie esivanematele, nemad rääkisid meile neid edasi. Ja on need kollektiivsed needused ja paratamatult neid samu needuseid me jätkame ka oma elus ja anname edasi oma enda lastele. Ja nüüd mitte keegi teine ei saa sind ära neada kohas, kus sul puudub selleks viljakas pinnas. Mina ei saa sinu illepeenrasse vägisi istutada midagi, milleks see keskkond on ebasobiv. Samamoodi ei saa meie sisemaailma istutada ka sellist inspiratsiooni, positiivsed edasiviivaid ideid, kui see pinnas ei ole kas või nagu natukenegi selleks viljakas või soodne. Ja küsimus ei ole ainult pinnases, vaid kliimas tervikuna, on ju. Ma olen palju kasutanud seda näidet, et tegelikult tõenäoliselt me saaksime mõnda eksootilist kaktust Eesti talvel ka kuidagi elus hoida välitingimustes, aga see kaktus kunagi ei kasvaks ja tõenäoliselt ikkagi ajapikku sureks ära varem või hiljem. Või siis tuleks hullult kuidagi tõmmelda, ma ei tea, mingi kasvuhoone ümber ehitada, midagi väga kunstlikku teha, et hoida seda taime elus. Aga ta mitte kunagi ei kasvaks nii nagu oma loomulikus kliimas. Mis tähendab seda, et küsimus ei ole ka mitte ainult nendes seemnetes, vaid küsimus on selles kliimas. Ja seda sinu eest ei saa muuta mitte keegi teine. On otsuseid, mida ei saa mitte keegi teine sinu eest teha. Ja nüüd kõigepealt ma väga soovitan sul vaadata üle. Kas on võimalik, et sina nead ennast iga päev omaenda sõnadega? Mida sa räägid? Mida sa räägid endale? Mida sa räägid teistele? Milliseid lugusid räägid sa selle kohta, milline saab olema tulevik? Milliseid lugusid räägid sa endale võib-olla enda suhte kohta? Ja kui sa päriselt, kasutame korra siis võib-olla ka suhete näidet, on ju, et oletame, et sa saad tuttavaks kellegi väga ägedaga ja siis sa hakkad kohe rääkima lugu sellest, et ta nagunii mind ei taha või et sellel suhtel nagunii pole tulevikku. Ma arvan, et üsna peagi näed, et sellel suhtel ei olegi tulevikku. Kui sa nüüd räägid endale lugu, et ma ei tea, kes mind ikka tahab, sest ma ei tea, ma ei ole täiuslik, siis sa paratamatult hakkad kokku saama inimestega, kes tahavad midagi täiuslikku, midagi sellist, mis sa ei ole, otsivad kedagi sellist, kelleks sa isegi ei saa. Ja siis sa oled täiesti pime nende inimeste suhtes, kes saaksid hinnata, märgata, armastada sind sellisena, nagu sa oled. Lood, mida me räägime endale, mida me räägime enda kohta, nii sisekõnes, eriti soovitan sul olla tähelepanelik selle kohta, mida sa välja ütled, mida sa ütled välja enda kohta, elu kohta, suhete kohta, töö kohta, kõige kohta.
Sellepärast, et ühel või teisel moel, kui sa hakkad hästi teadlikult vaatama oma elu ja vaatama oma elu kui peegeldust, mitte teist inimest nagu peegeldust, aga elu kui peegeldust, sa hakkad nägema, et ühel või teisel moel tihti viitega need lood mängivadki ennast välja sinu elulaval. Ja siit tuleb nüüd see selline teine hästi ohtlik koht ja ma tahaks selle nagu, ma tõenäoliselt ühel hetkel tahan sellel teemal rääkida pikemalt, eriti siis, kui see annab märku, et see on aktuaalne ja kuidagi loob sulle väärtust. Aga tegelikult väline peegeldab meile väga hästi sisemist, elu õpetab. Oluline on õppida seda teadlikult märkama ja nii-öelda seda tagasisidet kasutama selleks, et õppida midagi muuta. Mitte lihtsalt tundma, et see on nagu karma või karistus. Jah, põhjus-tagajärg seos on päris asi, aga elu ei ole siin selleks, et meid karistada või meid piinata. Väga suure osa karmast me tegelikult loome ebateadlikult ja me jätkame seda selle spiraali loomast. Et mulle väga meeldib see inglisekeelne termin self-fulfilling prophecy. Eesti keeles minu meelest nagu sihuke ennast täitev ennustus või ei kõla kuidagi nii hästi, on ju. Aga sisuliselt on see, et lugu, mida sa endale räägid, see mängib ennast kogu aeg välja sinu elulaval. Ja siis see muutub selleks, et mida ma nimetan reaalsuseks ja reaalsus on alati kõige usutavam lugu, mida me usume kõige rohkem. Ja paratamatult teades natuke Eesti sihukest taustalugu, siis seda, et on hull ja läheb veel hullemaks, on meil lihtsam uskuda kui seda, et okei, praegu on ajutine tagasilöök, aga elu läheb alati ainult paremaks. Ja isegi siis, kui praegu korra ei ole kerge, ei ole lihtne, siis rohkem rõõmu on tulemas, on ju. Ja siin ja praegu mina saan muuta kõike, enne kõike seda, mis toimub mu sisemaailmas. Ja väikese viitega reageerib sellele ka väline. Nüüd, kui sa lähed mõnda näidendit vaatama, siis poole pealt seda näidendit üldjoontes pausile panna ei saa. Tuleb lõpuni vaadata. Ja sama lugu on ka nüüd nende lugudega, mille me oleme juba loonud. Aga samal ajal, kui sa võib-olla vaatad veel Kadriinu viimast vaatust, küll oleks hea, kui sa hakkaksid looma midagi uut. Ja nüüd siin tulebki mängu seesama selline ohtlik koht, et sean eesmärke ja justkui nagu tahan midagi teistsugust. Ehk siis tahan, et midagi väliselt muutuks, aga seejuures ei loo sisemist muutust. Nüüd see sisemine muutus ei ole see, et sa lähed nüüd trenni, võtad kaalus alla või võtad ennast kokku või oled rohkem distsiplineeritud. See kõik on tarbetu püüdlus, kui sul näiteks taustal on lugu selle kohta, et sa ebaõnnestud alati kõiges, et sa oled ebaõnnestuja. Või et nagu sinu eesmärgid ongi saavutamatud. Kui sul on taustal see lugu, siis vahet ei ole, mida sa teed, aga sa kas jääd haigeks või su elus juhtub midagi või raha saab otsa või mis iganes. Aga seesama lugu, mis su sisemaailmas, kui peategelane on läbikukkuja, siis ilmselgelt kõik, mida see näidend näitab, on see, kuidas peategelane kogu aeg kukub läbi. Kui sa tahad, et see näidend oleks edulugu või armastuslugu, siis sul on vaja muuta stsenaariumi, mitte lihtsalt vihastada näitlejate või rekvisiitide peale, et mis värk on ju. Sest et vastasel juhul sa võid muuta näitlejaid ja sa võid muuta kõrvalosalisi siis on ju. Ja sa võid muuta ka rekvisiite, sa võid muuta nii-öelda sihuke pinnapealsel tasandil selle lava settingut, aga lugu kordub ikkagi. Ja seetõttu minu jaoks küll muidugi sihuke aastaring ei saa täis kalendriaasta vahetumisega, aga ma tean, et kalendriaasta vahetumine ja ma ei tea, mis ajal sa seda videot kuuled, aga mul tundus oluline sel teemal natuke rääkida just kalendriaasta lõpus. Ehk siis mis iganes ajal sa seda kuuled, aga tegelikult ära sea lihtsalt sihte ega eesmärke ja ära püüa lihtsalt väliselt tehes rohkem või kuidagi ennast ribadeks tõmmates jõuda teise kohta. Tee paus ja vaata korra üle, kuula teadlikult lugusid, mida sa räägid endale. Kuula teadlikult seda, mis toimub su sisemaailmas. Hakka looma neid paralleele, et okei, aga et kuidas on nagu võimalik, et see, mida ma praegu kogen, kas kusagil minu sisemaailmas oli selline süžee. Kui sa hakkad nägema juba seda korduvust ja seda peegelduse värki, siis hakkad aru saama, et oot. Vaata, kui võimsalt minu lood lahti rulluvad. Vaata, kui võimas stsenarist ja looja ma tegelikult olen. Ja siis on hästi suur vastutuse koht hakata valima seda, mida sa tegelikult luua tahad. Ehk siis, kui me seome selle kuidagi nagu tervikuks teemaga, millest ma alustasin, siis nagu sa saad aru, mitte keegi teine
ei nea sind ja ei saa mitte kunagi sind ära neada. Ja kui nagu neabki, siis sa saad sellega päris kiiresti toime tulla. Okei, elu näitas mulle seda, davai, otsin üles selle umbrohu, tõmban välja, elu läks edasi. Ehk siis mitte keegi teine ei saa sind ära sõnuda, kui sina iseennast ei sõnu. Mitte keegi teine ei saa vägisi panna sinu peenrasse maltsa kasvama. Ja isegi kui ta tuleb ja paneb sul maltsa kasvama, sa saad seda välja tõmmata. Elu läheb edasi, võib-olla õpid midagi selle käigus. Ehk siis lõpeta enda needmine ja tea, et need samad ära sõnuvad, negatiivsed, mürgised, toksilised, rasked, rusuvad lood, need tuleb asendada millegiga. Päris suur vastutuse koht on hakata valima seda, millega sa tahad neid asendada. Ja eriti oluline on neid mitte asendada mingisuguse järjekordse kollektiivse muinasjutuga, mida meile on keegi rääkinud, vaid hakata seda lugu looma enda seest. Ja võt just nimelt seda julgust ja teadlikkust ma tegelikult sulle soovingi.